Nii, ma natuke varastaks tegelikult aega ka Siva teenuse jaoks. Et need on kaks hästi nii-öelda omavahel seotud teenust ja ka seal Siva teenuses, mis RIA pakub nüüd allkirjade valideerimiseks juba päris pikka aega, 2 aastat vist, on tulemas ka muudatused. Nii et ma mõtlesin, et ma räägin ikkagi natuke nendest ka. Et ma räägikski siis hästi vähekene alguses Sivast ja siis räägiks sellest uuest SIGA teenusest. Ma kavatsen minna nüüd natuke tehnilisemaks, kui on olnud need eelnevad jutud, aga päris nii-öelda arendamise teemalist juttu ma praegult ikkagi ei teeks. Arvatavasti tuleb selle SIGA teenuse jaoks korraldada veel eraldi nii-öelda arendajatele mõeldud mingisugune infopäev või workshop või midagi ka. Et see arvatavasti saab siis paari lähima kuu jooksul võib-olla toimuma. Aga alustaks siis sellest Siva teenusest. Tegemist on siis allkirjade valideerimiseks mõeldud teenusega. Ehk siis, kui teil on vaja kontrollida ainult allkirja kehtivust, siis te saate kasutada seda teenust. RIA pakub seda teenust täiesti tasuta. See teenus on kättesaadav RIA urlidelt. Ma olen pannud siia ka need lingid, millele saate pärast siis nagu pilgu peale visata, et mis need täpsemalt siis on. See teenus võimaldab valideerida kõiki Eesti konteinereid, ka ajaloolisi, kõiki vanu DDoC formaate, lisaks sellele Eesti ASIC-S formaati, aga ta võimaldab valideerida ka Euroopas kasutusel olevaid allkirju, ehk siis allkirjastatud PDF-e, mida Eestis enamasti ei toodeta, aga tegelikult läbi erinevate portaalide on võimalik ka Eestis neid saada, aga ka kaadesel põhinevaid allkirju. Nii et tegemist on tegelikult teenusega, mis võimaldab teil valideerida Euroopa Liidust tulevaid allkirju, mida teil riigiasutusena võib-olla on kohustus vastu võtta. Et selles suhtes on ta kasulik teenus. Nüüd meil tuleb sellest teenusest juba 3. versioon ja sellega on nüüd sellised paar olulist muudatust, millele ma tahaks nüüd natuke tähelepanu pöörata. Et esimene muudatus ongi siis seotud sellega, et Euroopast meil tuleb sisse allkirju, aga varasemalt oli meil Siva teenusesse isiku tuvastamine nii-öelda common name CERDis oleva välja põhjal, mis on Eesti-spetsiifiline struktuur selles mõttes, et Eestis on meil siin lõpus isikukood. Kui meil nüüd tuli lätlane, siis temal oli siin väljas ainult nimi ja isikukoodi ei olnud. Ja kahtlemata võib Lätis olla 2 Jaanis Plumsi või keda iganes. Ja sellisel juhul selle eristamine on raske. Et me tõime nüüd sisse siis puhtalt CERDis põhineva subject distinguished name'i, kus sees on siis see common name, ehk siis vanasti, mis oli siin, mis jääb ka alles, aga juurde tuleb serial number. Nüüd oluline on tähelepanu pöörata ka sellele, millest Liisa juba rääkis, mis mobiil-ID puhul juhtub, on see, et siia serial numbrisse tuleb juurde see BNO-EE Eesti puhul. Aga välismaal võib see formaat olla ka hoopis teistsugune. Et standard ütleb, et see peaks olema siis personal national number või mis iganes see asi on, ja E on riigikood. Et siia võib siis tulla lätlase puhul on siin LV ja leeduka puhul LT ja selliselt. Aga põhimõtteliselt võimaldab siis nüüd selle ploki nii-öelda kasutuselevõtt tuvastada seda välismaalast paremini. Eestlaste puhul saab ka siit hakkama. Aga põhimõtteliselt, kui nüüd seda uus teenust kasutama hakata või seda uut versiooni, siis ma ei näe mõtet, et te peaks seda signed by field'i jätkama kasutamist. Et vanad süsteemid, kes seda kasutavad, saavad jätkata, aga tegelikult uued võiks siis nagu võtta kasutusele selle. Nüüd teine suurem muudatus on ilma andmefailideta nii-öelda saades allkirjade valideerimine. Ehk siis praegusel kujul võimaldab teenus valideerida tervet konteinerit. Ehk te panete sinna teenusesse selle ASIC või BDoC konteineri, aga see tähendab seda, et te peate kaasa andma ka andmefailid. Esiteks, milles on probleem, on see, et need andmefailid võivad olla konfidentsiaalsed, te ei taha neid RIA-le anda, nendega küll ei tehta seal midagi, neid keegi ei vaata, aga ikkagi. Ja teiseks võib olla ka mahus probleeme. Ehk siis praegult on Siva teenuses üles laetava faili suurus piiratud 10 megabaidiga.
kui need andmefailid on suuremad, siis te ei saa seda konteinerit sinna üles laetud. Nüüd see uus nii-öelda ilma andmefailideta valideerimine võimaldab saata sinna ainult allkirjafaile. See tähendab seda, et need andmefailid jäävad teie juurde. Teie nii-öelda infosüsteemist need ei lahku. Mis nüüd teeb teie jaoks kui liidestu jaoks asja keerulisemaks, on see, et nüüd sellisel kujul neid allkirju valideerida te peate tegema lisategevusi. Ehk siis varasemalt võtad selle konteineri, paned teenusesse, saad vastuse kätte, väga lihtne, siis ilma andmefailideta valideerimisel on asi natuke keerukam. Kui me vaatame seda konteineri struktuuri, mis Eestis on siis nii-öelda kasutusel, kui me ütleme, võtame BDoci või siis see uus ASIC, ma kordan selle üle, et selline ilma andmefailideta valideerimine on siis tehtav ainult ASIC ja BDoc konteinerite puhul. Ehk siis mingite teiste konteinerite, kus sees on need KDES allkirjad või PDF-iga ei saa seda teha. Ehk siis see on mõeldud ASIC ja BDoc konteinerite jaoks, kus sees on KDES tüüpi allkirjad. Siis kui me vaatame seda struktuuri, siis see konteiner koosneb meil kahest nii-öelda plokist, et üks on see andmefailide plokk, kus sees on meie mingid lepingud või mis iganes allkirjastatavad dokumendid, ja teine on siis nii-öelda see allkirjastamise infost koosnev struktuur. Et kui me vaatame seda konteinerit, mis on siis tervik, siis siin sees on praegu 2 lepingut ja nendele lepingutele on alla kirjutanud 2 inimest. Nüüd, et valideerida neid allkirju, siis nii-öelda hashcode kujul te peate teenusesse saatma need allkirja elemendid, ehk siis need 2 faili, see signatures 0 ja signature 1. Lisaks peate te teenusesse saatma nende andmefailide räsid. Selleks, et nüüd teaks, et mis algoritmiga nende andmefailide räsisi saata, on vaja teha lisategevusi. Tegelikult on olemas nii-öelda 2 alternatiivi nüüd, kuidas seda teha. Ma tutvustan mõlemaid. See esimene, ma panin siia, et see on peamine, sest isiklikult ma näen, et see on nii-öelda turvalisem või teile vähem vigu võib vähem vigu põhjustada kui see teine vahendus, aga ma räägin ka mõlemist ikkagi. Ehk siis selleks, et nüüd neid andmefaili hash'e arvutada, tegelikult te peate teadma, mis algoritmi kasutada, sellepärast et teenus siis võrdleb teie arvutatud hash'e, andmefailide hash'e, sellega, mis on see allkirja sees, ja kui need ei kattu, siis me ütleme, et see allkirja on invaliidne. Järelikult peab õiget algoritmi kasutama. Aga see lisab nii-öelda keerukust, sest teil tegelikult tuleb siis sellest andmefaili struktuurist, ennem kui te selle meile saadate, need signature failid, seda faili ennast parsida. Tegemist on XML struktuuriga ja siit sees siis tuleb leida see reference plokk, mis katab antud andmefaili, ehk siis see leping PDF, ja siit siis te saate tegelikult selle algoritmi, millega peate siis selle andmefaili räsi arvutama. Tegelikkuses see räsi on siin ka kirjas, aga see on see koht, mille vastu meie võrdleme, et teil ei ole mõtet seda võtta siit ja meile lihtsalt anda, sest see ei tõesta seda, et need failid, mis teil konteineris on päriselt need, mida allkirjastati. See räsi arvutamine ongi vajalik selleks, et teil oleks tagatud see, et need failid, mis on konkreetselt selles konteineris, on ka päriselt allkirjastatud. Muidu võib keegi lihtsalt teil need failid seal välja vahetada. Kui te olete need ära arvutanud, siis te peate meile saatma andmefaili nime, hashi algoritmi ja hashi koos selle allkirjafailiga. Ma ei tea, kui hästi siin on näha nüüd see näidisstruktuur. Et põhimõtteliselt on tegemist siis sellise struktuuriga, kus sees on see signature file, see signature XML base64 kujul, ja siis iga andmefaili kohta, mida see allkiri katab, on tema nimi, räsi algoritm ja hash. Põhimõtteliselt tegelikult on Eestis kasutusel enamasti SHA-256 niikuinii. Osad teenused kasutavad ka SHA-512, aga tegelikult lubatud kasutada on väga palju erinevaid algoritme. Nii et see on niisugune 2 otsaga asi, et põhimõtteliselt tegelikult te võite ka välja minna riskile ja seda algoritmi sealt mitte lugeda ja arvutada SHA-256 näiteks ja loota, et see kattub. Aga see on selline riski peale minek, vahest kattub, vahest ei katku.
Teine võimalus nüüd, millest ma ütlesin, et mis minu silmis on natuke nii-öelda vigu võib rohkem teile tekitada, on see, et te tegelikult esialgu neid hash'e ei arvuta. See on teie jaoks selles mõttes lihtsam, et sellisel juhul see Siva teenus võtab vastu, te saadate täpselt samasse endpointi sellise päringu, kus sees on ainult need XML signature failid nii-öelda base64 kujul. Aga see tähendab seda, et selle järelkontrolli peate tegema teie. Ehk siis, kuidas seda teha? Seda teha nii, et meie nii-öelda seal teenuses valideerime ära, et krüptograafiliselt see allkirja struktuur on õige. See allkiri on kehtiv ja ta katab selliseid räsisi. Ja me ütleme teile, millised andmefailid see allkiri katab, millise algoritmiga on arvutatud räsid ja millised need räsid on. See tähendab seda, et te saate selle info, mida te ennem pidite põhimõtteliselt parsima sellest failist välja ja meile saatma nüüd hoopis meie käest. Te teate, et see test.txt failis peab olema sellise räsiga, kui teda SHA-256-ga räsida. Ja te teete selle kontrolli pärast, ehk te saate siit selle algoritmi, te arvutate selle räsi ja võrdlete, kas see räsi kattub sellega, mis meie teile siin ütleme. Milles on probleem? Probleem on nüüd selles, et kui tegelikult see räsi ei kattu, siis tegelikkuses peate te selle valideerimistulemuse nii-öelda tühistama. Teil peab infosüsteemis olema see loogika selliselt esitatud, et te ennem ei võta vastu mitte ühtegi otsust selle raporti enda pealt, kui kõik need järelkontrollid on tehtud, ja siis selle raporti otsuse nii-öelda ümber kirjutama või üle kirjutama enda poolt. Et minu jaoks see võib natuke olla nagu riskikoht selles mõttes, et äkki juhtub nii, et te ennem juba tulemust kuskil või mingid nendeid raportist tulevaid elemente juba kuskil varasemalt mingis protsessis kasutate ja alles seejärel teil toimub see järelkontroll või midagi. Aga see on teie enda hinnata, kuidas teie infosüsteem on nagu üles ehitatud ja kumb teie jaoks nii-öelda lihtsam lahendus on. Nii, ja kolmas muudatus, selle jutu ma juba rääkisin ära. Kolmas muudatus on nii-öelda diagnostic raport, ehk siis see Siva teenus pakub kahte raporti tüüpi praegult, üks on see simple, mida ma siin joonise peal ka näitasin, mis on lihtne, väike kokkuvõttev raport allkirja kohta. Teine raport on detailed, mis näitab siis valideerimisprotsessi tulemusi üksikhaaval. Ja kolmas raport, mille me nüüd lisame, on diagnostic raport, mis annab juurde infot usaldusahelate, sertifikaatide ja kõige selle kohta. Nüüd, mis on oluline, on see, et need kaks lisaraportit, see detailed, mis oli varasemalt olemas, ja see diagnostic, on olemas ainult Euroopa failide valideerimisel. Ehk siis te ei saa seda raportit D-dokide puhul, te ei saa seda raportit B-dokide puhul, seda raportit ei saa ka hashcode kujul valideerides. Ühesõnaga, tal on selline limiteeritud teatud failitüübil põhinev ligipääs, kui nii võib öelda, ehk siis ta omab väärtust ainult siis, kui te tahate mingi konkreetse faili puhul mingit konkreetset asja võib-olla debugida. Ehk siis tavakasutuses ma ei näe, et ta võib-olla oleks nagu pidevat vajadust, aga võib-olla, kui te tahate just mingit sertifikaadi spetsiifilist asja enda teenuses kasutada, siis näiteks sealt saab võib-olla seda infot. Ma seda raportit praegu näitama ei hakka, ajaga vist läheb meil nagu kitsaks. Teenus nüüd testkeskkonnaks katsetamiseks on loodetavasti järgmisest nädalast, aga mai alguses võiks ta olla testkeskkonnas üleval. Tootestamine loodetavasti mai teine pool. Ja see Siva teenus on kõigile avalikult lahtiselt kättesaadav, nii et te saate seal testida nii testteenuses kui ka tegelikult laivis vastavalt enda soovile, et mingit registreerimistega midagi vaja ei ole. Nii, kas selle Siva teenuse kohta on küsimusi või ma lähen edasi? Kui teil tekib küsimusi, te võite jooksvalt ka küsida, et muidu lõpus on ka aega ja lõunapausi ajal ma vastan ka meeleldi küsimustele, et kui kellelgi on. Aga räägiks siis sellest sigast või signature gateway'st. Et see teenus saab siis olema nii-öelda alternatiiv Digidoc service'ile, millest Liisa ennem rääkis. Ehk siis teenus, millega on võimalik just luua konteinereid, aga see teenus hakkab ka vahendama siis allkirjastamise meetodeid. Ehk siis see saab olema selline teenus, kus te saate kogu allkirjade tegelemiseks või allkirjade nii-öelda kasutamiseks vajaliku funktsionaalsuse ühest kohast. Te vajate küll lepingut RIA-ga, aga te ei vaja siis eraldi lepinguid usaldusteenuste jaoks, et need kõik tulevad sellest nii-öelda RIA poolt siis kaasa sellega.
Ja siin hiljem tuleb teil juttu ka tarast, et võimaluse või RIA poolt on ka selline mõte, et võib-olla see teenus saab kõik olema üks komplekt kunagi, aga see on nagu nii-öelda tuleviku otsustamise koht. Teenuse kui sellise kirjeldust veel kuskil RIA lehel saadaval ei ole, aga tarkvara tehniline nii-öelda kirjeldus on siin sellel lingil olemas, ma hiljem näitan ka mõningaid dokumentatsiooni osi sealt. Ehk siis tegemist on jällegi open source asjaga, nagu see eelmine Siva teenus tegelikult on open source, te saate selle ise endale alla laadida, võib-olla ka üles panna, kui on huvi, nagu SK on teinud. Samamoodi saab olema ka see, või on ka see Siga teenus open source, te saate seda koodi vaadata, saate uurida, saate selle teenuse endale ka üles panna, aga see teile nagu selles suhtes mugavuse mõttes kasu ei too, et siis te jällegi vajate ise neid usaldusteenuse lepinguid, kõike seda asja. Et kui te kasutate seda teenusena RIA poolt, siis teile teete RIA-ga ühe lepingu ja te saate kõik need asjad korraga. Kui nüüd rääkida sellest teenusest täpsemalt, et mida nii-öelda see teenus siis hakkab esialgu pakkuma. Ma kirjutasin siia etapp 1, see on nii-öelda see, mis saab olema esimene versioon, et toode on arenduses, et pidevalt nüüd me seda täiendame siis, aga esimeses plaanis saab siis olema hashcode põhine konteinerite käsitlus. Ma siin rõhutan jälle seda hashcode, see on siis see nii-öelda ilma andmefailideta versioon. Ehk siis praegult selles olemasolevas Digidoc service'is on ka olemas see ilma andmefailideta versioon, aga see töötab ainult BDoc konteinerite puhul. Siga teenuses toetab ta nii BDoc kui ASIC konteinerid, ehk nii timestampiga kui ka timemarkiga konteinerid. Ja ta võimaldab siis konteinerid luua, konteineritele nii-öelda nullist tegemine või siis vanadele konteineritele, ma ütlen, vana on vale sõna tegelikult, olemasolevatele konteineritele, mis on juba allkirjastatud, sinna uute allkirjade lisamine, mobiil-ID-ga allkirjastamine, mingisuguse välise vahendiga allkirjastamine, selle välise vahendi all mõtlen ma eelkõige ID-kaarti või mingit asutuse e-templit, aga sama hästi võib siin välise vahendina praegult mõelda ka Smart ID-d või mis iganes allkirjastamise vahendid, millega te suudate enda pool siis selle signatuuri nii-öelda luua. Ja konteineri valideerimist. See konteineri valideerimine tegelikkuses tähendab jällegi hoopis Siva teenuse kasutamist tegelikult, et seesama Siga teenus siis oma taustal kasutab Siva teenust ja te saate vastuseks siis tegelikult selle Siva raporti. Mida see tähendab? Tähendab seda, et te tegelikult ei pea Sivaga eraldi liidestust tegema, te saate selle kõik ühest nii-öelda teenusest. Miinuspooleks valideerimise mõttes on see, et kui Siva otse võimaldab valideerida ka PDF-e, kaades allkirju, kõike sellist asja, siis Siga teenus võimaldab valideerida ainult BDoc-e ja ASIC konteinereid. Ehk siis vanad DDoc formaadi asjad ja PDF-id ja kõik niisugused eriasjad tegelikult Sigas valideerida hetkel ei saa esimeses läheduses. Nüüd, mis edasi? Mis meil praegult nii-öelda jätkuarendustena on mõttes, on kindlasti see, et andmefailidega konteinerite loomine, ehk siis selline versioon sellest API-st, kus te saadate need andmefailid meile, te ei pea ise neid hash'e arvutama, mitte midagi tegema, vaid saadate andmefailid ja ütlete, et tehke mulle konteiner ja saate vastu selle konteineri. Iseenesest ma seda varianti tegelikult kasutusele võtta teile ei soovita, kui teil on võimalus, siis palun kasutage hashcode kujul, see on teile turvalisem, see ei võta nii palju andmemahtu, et mina pigem soovitaks teile eelistada seda. Mida me plaanime veel lisada on Smart ID-ga allkirjastamise vahendamist, nii-öelda allkirjade küsimine, eemaldamine, andmefailidega manipuleerimine, lisamine, eemaldamine, küsimine. Aga mis on oluline, on see, et kui see teenus on arenduses, siis me ootame teilt kui liidestujatelt alati ka tagasisidet. Ehk siis see, mismoodi see teenus töötab või mida ta teile pakub, on paljuski teie enda käes. Et kui teile on mingit huvi pakkuvat nii-öelda asja või teenust või mingit ärilist vajadust selles teenuses, siis RIA on nõus kuulama ja kindlasti seda võetakse arvesse. Nüüd, kuidas toimub teenusega liitumine? See protsess veel kuskil avalikult väljas ei ole, aga see saab olema RIA kodulehel ja suures plaanis saab see olema sarnane, kui on praegult see Taraga liitumise protsess. Selle teenuse puhul, kuna selle teenuse kasutamisega kaasneb kulu, siis on vaja liituda. Seda hinnapoliitikat ja seda mina ei oska teile rääkida, selleks peate te kontakteeruma RIA-ga, kes siis nagu tegeleb selle toote või nii-öelda teenuse pakkumisega ja hinnastamise ja kõige sellega.
aga nii-öelda liitumise mõttes te peate tegema avalduse, te saate siis sellele vastu mingisuguse unikaalse kasutajatunnuse ja ka saladuse. Ja teil on võimalik siis liituda selles mõttes nagu kahel viisil, et kas te teete oma asutusele ühe nii-öelda kasutajakonto sinna, ehk siis te kasutate seda sama kasutajatunnust ja saladust kõigi oma teenuste puhul, sellisel juhul te saate ka raportid ja kõik sellise asja sellise ühe suure portsuna, või te teete sellise liitumise nii-öelda iga teenuse jaoks eraldi, mida te kasutate. Kui te tahate nii-öelda eristada kas arvelduse või mis iganes mõttes neid teenuseid. Et kui teie asutusel on mingid 3 erinevat e-teenust, kes tahavad kõik seda allkirjastamise teenust kasutada, siis mõttekam on teha neile kõigile 3 nii-öelda eraldi liitumine. Nii, rõhutan ka selle üle, et testkeskkonnaga liitumine ning seal oma teenuse nii-öelda liidestumise testimine saab olema nagu aluseks sellele, et teile antakse juurdepääs põhiteenusele. Ehk siis te ei peaks nagu katsetama oma liidestumist ja tegema teste ja asju nii-öelda live teenusest, see on tasuline teenus ikkagi, selle kaasneb kulu, nii et ei ole hea, kui teie mingid automaatsed testid seal sadu allkirju genereerivad sekundis. Et selle jaoks saab olema testkeskkond. Ajaplaan. Testkeskkond saab liidestumiseks valmis olema mai esimeses pooles, ehk siis lähiajal. Kui see saab olema üleval ja valmis, siis see info avaldatakse RIA kodulehel ja toodangkeskkond saab olema arvatavasti liidestumiseks valmis juunist. Nii et ega palju pole aega jäänud, juunini on 6 aega. Nüüd kui rääkida sellest ligipääsu asjast, siis kui te olete kasutanud Digidoc Service'i teenust, siis seal on peamiselt see IP-põhine juurdepääs. SIGA teenuse juures saab olema natuke teistsugune. Ehk siis teile väljastatakse saladus ja kasutajatunnus ning teil tuleb iga Telegram, mida te siis või nii-öelda sellesse SIGA teenusse saata, allkirjastada. Et ma nüüd natuke räägikski tehnilisemalt ja lähemalt natuke sellest allkirjastamise lähenemisest. Ehk siis kasutusel on nii-öelda HeyMac autentimine, mis siis tähendab seda, et meil nii-öelda RIA-l teenuse poolel ja teil on siis mingi saladus, mida kasutatakse erinevatest komponentidest kokku pandud stringi räsimiseks. Ja siis teie saadate selle allkirja nii-öelda päringuga kaasa ja siis teenuse poolel arvutatakse see asi uuesti üle ja võrreldakse, et need 2 oleksid võrdsed. Selleks on siis vajalikud teatud headerite kasutuselevõtud, ehk siis on vajalik nii-öelda timestampi headeri kasutuselevõtt, service UID kasutuselevõtt, see on siis nii-öelda unikaalne teie teenuse kasutajatunnus, siis algoritm, mida kasutada, default on HeyMac SHA-256 ja siis on vaja ka päringus või nii-öelda headeris siis seda allkirja ennast kaasa anda. Siin lehe peal on olemas ka natuke rohkem infot selle kohta, mida mingi asi tähendab ja mis kujul ta olema peaks, aga ma käiks korra läbi ka selle nii-öelda allkirja arvutamise protsessi, sest see on oluline. Miks ma seda juba siin ees räägin, on see, et kui tuleb nüüd juurde ka see andmefailidega API, siis tegelikult see autoriseerimine saab olema täpselt sama. Lihtsalt tulevad juurde uued API endpointid, aga see autoriseerimise protsess on kohe või on täpselt sama. Et sellepärast ma räägin selle siin alguses ära ja siis pärast poole vaatame seda API-t nagu lähemalt. Et ärge siis nagu nendele API osadele siin praegult suurt tähelepanu pöörake. Aga põhimõtteliselt, kui te tahate saata päringut nüüd teenusesse, siis te peate kõigepealt võtma hetke aja, nii-öelda timestampi, oma siis selle unikaalse kasutajatunnuse. Peate võtma välja URL-i nii-öelda selle kontekstosa, meetodi, mida antud päring kasutab, antud näites on see post, ja kokku panema sellest nii-öelda sellisest tekstistringi, kus kõik need väärtused on omavahel eraldatud kooloniga. Ehk siis tekib selline pikk string erinevatest parameetritest ja siia stringi lõppu veel pannakse ka selle päringu keha. Antud nii-öelda string allkirjastatakse siis kasutades seda HeyMac allkirjastamise
meetodit. Nüüd erinevatest keskkondadest te kasutate võib-olla .NET-i, Javat, peaks olema vastavad teegid olemas, mis seda pakuvad. Et see ei ole midagi uut, see on väga vana ja varasemalt kasutusele olnud nii-öelda lahendus, ehk siis võiks olemas olla standardsed meetodid, kes selle allkirjastamise nii-öelda osa teile ära teevad, et ei pea ise midagi leiutama hakkama. Ja siis tuleb seesama teile välja arvutatud allkirjastamise või nii-öelda signature'i väärtus panna kaasa päringuga siia päisesse. Ja teenuse pool siis tehakse sarnane protsess läbi, võetakse päringu seest see keha, võetakse kõik need väärtused, urlid, võetakse see teie saladus, mida te muidugi päringus kaasa ei saada, mis on teenuse pool olemas, arvutatakse see allkiri uuesti ja võrreldakse, et see tuleks täpselt sama. Et liitumise seisukohast ma näen, et see on selline problemaatiline koht, kus võib teil tekkida probleeme, et te peate tähelepanu pöörama sellele, et sellesse stringi te paneksite need elemendid õiges järjekorras, et selles stringis oleks need nii-öelda koolonid, mis seal vahel on õigesti pandud ja kõik sellised asjad, et sellega võib teil nagu tekkida probleeme võib-olla. Nii, aga kui see allkiri kattub, siis teil see päring võetakse vastu ja teil on nii-öelda või juurdepääs siis nagu olemas nii-öelda nendele meetoditele. Nii, ma näitaks nüüd läbi ka mõned nii-öelda kasutusvood, ehk kui teil on Digidoc Service juba kasutusel, siis tegelikult need vood on suhteliselt sarnased, et see lahendus on väga sarnane selle varasema nii-öelda Digidoc Service'iga. Nii, need vood on ka siin dokumentatsioonis olemas. Niiviisi, et esimesena ma käikski korra kiiruga läbi nüüd sellise kasutusjuhu, kus te loote nullist konteineri ja allkirjastate selle mobiil-ID-ga. See näeks siis välja selline, et kõigepealt te peate muidugi arvutama need andmefailide hashid ja siis tegema postpäringu nende hashidega nii-öelda siga teenuse pihta. Ja siis te saate vastu container ID. Ehk siis see container ID on põhimõtteliselt sessiooni ID, ehk siis kogu tegevus käib läbi konteinerite ID-de. Siis te tahate alustada mobiiliga allkirjastamist, teete päringu mobile ID signing, saate vastu challenge ID, siis see on see kontrollkood, mida te peate kasutajale näitama, et ta saaks võrrelda seda teenuses olevat kontrollkoodi mobiiliekraanil oleva kontrollkoodiga. Siis te peate pollima nüüd teenust, sest mobiil-ID-s allkirjastamine võtab aega, kasutaja otsib oma mobiili, tuletab meelde oma PIN-koodi, aga te peate siis nii kaua, kui tuleb vastuseks outstanding transaction, kordama siis seda küsimust, et kas mobiil-ID-ga allkirjastamine on tehtud või mitte. Üks hetk te saate vastuse signature, et allkiri on nüüd antud, ja siis te võite küsida seda konteinerit ja saate vastu allkirjastatud konteineri. Ja lõpetuseks te teete delete hashcode containers, siis see kustutab nii-öelda selle sessiooni või sulgeb sessiooni. Et tegelikkuses on see suht sarnane protsess, kui oli Digidoc Services. Nüüd teine kasutuslugu, laadime üles juba allkirjastatud konteineri näiteks ja lisame sinna või näiteks ID-kaardiga allkirja. Ehk siis teete postpäringu konteineriga koos, upload hashcode containers, jällegi nüüd see konteiner peab olema hashcode kujul. Ma hetk hiljem räägin ka, mida see hashcode kuju tähendab. Ehk siis see teenus võtab vastu ainult praegult neid konteinerid, kus sees ei ole andmefaile. Laete selle konteineri üles, saate vastu järjekordselt konteineri ID, millega te nüüd hakkate edasi tegutsema. Nüüd te alustate nii-öelda remote signing ut. Sellesse remote signingusse te peate kaasa panema siis selle serdi, millise isikuga või millise vahendiga te hakkate allkirjastama. Kui see tegemist on ID-kaardiga, see tähendab seda, et te peate ennem selle ID-kaardi, serdi ID-kaardi pealt välja lugema, meile saatma, siis te saate vastu data to sign väärtuse. See on siis see asi, mis tuleb teil nii-öelda selle ID-kaardiga või e-templiga või mis iganes vahendid kasutatakse allkirjastada. See allkirjastamine toimub teie pool, ja siis te annate tagasi selle allkirjastatud väärtuse. Ja saate samamoodi küsida kohe siis ka konteinerit ja saate vastu siis selle välise vahendiga allkirjastatud konteineri. Ja jällegi lõppu teete siis sessiooni sulgemise. Ja 3. voona ma näitaks siis konteineri valideerimist.
ehk siis kui te kasutate ikkagi sigateenust valideerimiseks, siis esimene plokk siin näitab seda, kus te loote nullist konteineri, allkirjastate selle mingi välise vahendiga ja siis koheselt sessiooni sees nii-öelda küsite selle konteineri valideerimist. Iseenesest ma ei näe, et te peaks nagu äsja allkirjastatud konteineri valideerimist küsima, seepärast, et te võiks usaldada seda teenust, et juhul, kui me teeme invaliidse allkirja seal teenuses, siis me ei tagasta teile nagu seda allkirja, kui on otsespe viga või mingi viga, siis seda allkirja tegelikult ei looda. Aga võimalus on sessiooni sees allkirjaga kohe valideerida. Teine võimalus on siis see, et sessiooni kui sellist üldse ei loogi, te tahate lihtsalt ühte kindlat konteinerit valideerida ja selleks te siis laete selle konteineri ülesse nii-öelda ja küsite valideerimisraporti. Vabandust, siin luuakse sessioon ja küsite valideerimisraporti selles näites. Ja seda võite võib-olla soovitada teha selleks, kui te hakkate allkirja juurde panema, te tahate veenduda ennem, et need allkirjad, mis seal juba on, oleksid valiidsed. Ehk siis te ei taha võib-olla lisada allkirja konteinerile, kus mõni allkiri ei ole kehtiv. Siis te saate kasutada seda selliselt. Ja kolmas meetod on siis see, kus sessiooni ei looda, te laete konteineri ülesse ja saate kohe vastu valideerimisraporti. Nii, läheks nüüd tagasi selle konteineri enda juurde, et ma olen kogu aeg rääkinud siin nüüd sellest hashcode konteinerist, ehk siis see on selline eriformaat, mis ei ole kuidagi standardiseeritud, mis ei ole mõeldud selleks, et te hoiate oma nii-öelda allkirja või nii-öelda konteinereid sellisel kujul. See on ajutine kuju lihtsalt selle teenusega suhtlemiseks. See kuju on täpselt sama, mis on Digidoc Services. Ehk siis, kui teie koodis praegult on juba mingi koht, kus, või arvatavasti on teil mingi moodul, mis tegeleb selle hashcode kujule viimise ja tagasitoomisega, siis tegelikult te saate nii-öelda reuse-ida seda koodi osa sigaga liidestumisel, kui te tulete Digidoc Service'i pealt siga peale üle näiteks. Nii, sealt lingilt te leiate ka rohkem infot selle kohta, et kuidas täpsemalt seda konversiooni teha, aga ma lühidalt ikkagi räägiks üle ka. Et esialgsel kujul on meil siis eks ju selline struktuur, kus sees on, ma näitan võib-olla sellega hoopis, kus sees on nii-öelda andmefailid, mingid allkirjastatud failid ja allkiri. Nüüd ennem kui te selle konteineri meile saadate, peate te eemaldama siit need andmefailid. Sest neid andmefaile teenusesse saata ei saa, aga te peate juurde looma 2 uut faili. Ehk siis need failid, mis nii-öelda representeerivad või on siis nagu nende päris andmefailide nii-öelda info edastajad. Nendesse failidesse te siis lisate andmefailide räsid SHA-256 ja 512 kujul. Ja seal lisaks on veel ka faili suurus ja nii andmefaili nimi ja mingid sellised infod, aga põhimõtteliselt mida see tähendab on see, et te asendate andmefailid nende hashide representatsiooniga. Praegult siin on SHA-256 ja 512, by default meie teenus alati kasutab seda 512. Aga ütleme valideerimise mõttes, kui te laete konteinerit üles, peavad olema need mõlemad. Siin on nüüd muidugi see väike oht, et kui ma Siva teenusest rääkisin, ütlesin, et seal võib olla midagi muud kui 256 ja 512, siis tegelikult siin see oht on nagu maandamata. Et me tahame, et saadaks meile nii-öelda 2 kuju, kui nüüd tegelikult see allkiri on 3. kujus, näiteks SHA-384-ga tehtud, siis see annab negatiivse tulemuse. Aga me veel mõtleme, et mismoodi me sellist asja nagu katame. Nii et selles suhtes praegult on nii, et saab valideerida neid allkirju, mille andmefailid on arvutatud SHA-256 ja 512-ga. Ja see on nagu kuna Digidoc Services on täpselt selline lahendus praegult, et me tahtsime jätta selle samaks. Niiviisi. Ja kui nüüd te saate, nii-öelda teete selle get konteineri meie teenusele, saate vastu konteineri, isegi kui te laadisite üles ainult hashid, siis te saate vastu sellise struktuuriga konteineri ja te peate tegema enda juures selle tagaurpidi konversiooni, ehk siis võtma need andmefailid, mis teil ennem oli, panema siia konteineri sisse tagasi ja kustutama siit need failid. Iseenesest need võivad siia alles jääda,
sest need konteineri struktuuri kui sellist ei lõhu ega midagi, aga parem on need siiski kustutada. Et siis ta jääb nagu standardsem. Et ASIC standard küll lubab, et siin metainf kataloogis võib olla erinevaid faile, aga parem on neid mitte siin hoida. Ehk siis kustutada need failid ja panna tagasi need failid. Ehk siis, kui te pärast selle konteineri endale kuhugi salvestate talletamiseks, siis peaks seal all olema nii-öelda originaalstruktuur. Sest kui sellise struktuuriga konteinerit näiteks nüüd selle Digidoc 4 kliendiga avada, siis te saate veateate, ta ei suuda seda avada. Nii et palun ärge siis hoidke sellisel kujul neid kuskil enda infosüsteemis, vaid see kuju on ainult selleks, et saata konteiner nii-öelda teenusele ja pärast tagasi tulles siis konverteerige tagasi. Nii, räägiks nüüd natuke ka sellest API-st. Et ma väga detailidesse ei tahaks minna, aga üht-teist ma siiski räägiks. Et vaataks seda API-t nüüd jällegi sealt dokumentatsioonist. Nii palju ma ütlen kohe ära, et masinloetaval kujul saab see, või on see API siis nagu saadaval WADL vormingus. Kui SOAP-i puhul on olemas VSTL, siis see WADL peaks olema nii-öelda JSON-i jaoks analoog, olgugi et ta on ise XML struktuur hoopiski. Aga kellel on vaja masinliidest, nii-öelda, mille pealt klasse genereerida, siis sealt on võimalik seda teha. Nii. Et siin, nagu näete, on olemas ka see container form, millest ma rääkisin, siin pikem seletus, kuidas midagi teha. Dokumentatsioon on küll kahjuks kõik inglise keeles, aga ma loodan, et see ei ole probleem. Ja vaataks nüüd natuke sellele API-le ka peale. Ehk siis tegemist on nii-öelda REST API-ga, kus enamus tegevusi siis toimub nii-öelda HTTP meetoditega, kas post, get, delete, put ja siis parameetritest räägiks ka natuke mõnest sellisest, mis võib probleeme tekitada. Nüüd esimene päring, mida me siin praegult näeme, on see nullist allkirja või konteineri tegemise päring, kus te siis peate kaasa andma nii-öelda andmefaili hashid, ehk siis selle faili nime, millise te saadate, ja tema hashi nii 256 kui 512 kujul. Ja faili suuruse. Ja selle peale siis luuakse see nii-öelda container objekt. Vastuseks saate container ID. Nüüd teine meetod on siis, kui on juba allkirjastatud container, laadite ülesse, siis see on väga lihtne, teete posti ja siin sees on ainult base 64 kujul see container ise. Vastu saate jällegi container ID. Ehk siis kõik need päringud ongi sellised väga minimalistlikud proovitud teha, et võimalikult vähe nii-öelda oleks erinevaid parameetreid. Nüüd, kui te tahate teha ID-kaardiga allkirjastamist, siis te peate meile saatma kindlasti selle allkirjastamise sertifikaadi, mida siis kasutatakse ka selle data design genereerimisel. Nüüd allkirjastamise profiilidest rääkides, mis on oluline, on siis olemas meil ikkagi kaks profiili, üks on see LT ja LTDM. LT on siis nii-öelda ASIC-E konteineripõhine profiil. Mina soovitan kasutada seda. See tähendab siis seda, et võetakse teie päringule nii timestamp kui ka OCSP. Miks ma seda soovitan, on see, et see on Euroopaga ühilduv. See LTDM profiil on siis meie nii-öelda BDoci profiil, kus me jätakse ainult OCSP päring, tehakse nii-öelda timemark allkiri. Ja Eestis kasutamiseks okei, väljaspoole te seda kahjuks saata ei saa. Või kui te saadate kuhugi selle kellelegi välismaale, siis ta ei oska sellega arvatavasti midagi peale hakata. Ja samamoodi on võimalik siis kaasa anda siia ka kõiksugu need rollid, signature'i või allkirjastamise kohad ja kõik selline lisainfo. Vastuse saate siis nii-öelda allkirjastamist vajava räsi ja siis algoritmi. Nagu ma ütlesin, siis SIGA alati teeb SHA-512. Kui te olete selle enda teenuses ära allkirjastanud, siis te teete put-päringu samasse endpointi ja annate selle allkirja väärtuse meile tagasi. Ja vastus võiks olla ok. Vea korral tuleb muidugi mingisugune vea vastus. Mobiili-ID-ga allkirjastamine on tegelikult täiesti sarnane, et siin te ei pea küll serti kaasa andma, aga peate kaasa andma isikukoodi ja telefoninumbri, me tahame mõlemid saada. Keele,
mida siis kasutatakse seal mobiilitelefonis kuvamiseks, allkirja profiili ja samamoodi võib kaasa anda siis selle lisainfo allkirja kohta, kui teil on selleks soovi. Nii, ja vastu siis tuleb teile see challenge, ehk siis see 4-kohaline kood, mida te peate oma e-teenuses kuvama, see turvakood, ja siis te peate asuma küsima staatust, ehk siis kui kaugel on see allkirjastamine mobiil-ID-ga. Ja nii kaua, kui tuleb teile vastuseks outstanding transaction, te peate seda kordama, mina soovitan, see oli vist ka SK lehel, oli 7 sekundit, see periood, millise jooksul te peaksite kordama seda päringut. See on siis, võib teha tihemini, aga arvata võib, et kasutaja lihtsalt, ma ei tea, 2 sekundiga ta ei suuda oma mobiili leida ja sinna seda koodi toksida. Ehk siis tuleb leida niisugune normaalne pollimise intervall ja soovituslik on 7 sekundit. Ja kui te saate vastuseks signature, siis see tähendab seda, et mobiiliga allkirjastamine on tehtud ja te võite selle konteineriga edasi tegutseda. Et kas seda konteinerit kohe küsida või sinna järgmine allkiri panna ja nii edasi. Siis on olemas meetod saamaks siis kõikide allkirjastajate nii-öelda nimekirja. Siin on nüüd väike erinevus Digidoc Service'i teenusega, kus siis nii-öelda allkirjadega edasi töötlemiseks teile tagastati Signature ID, mille te andsite ise kaasa, mille te lugesite sealt välja. Aga SIGA-teenus genereerib nii-öelda igale allkirjale unikaalse generated Signature ID. Et põhimõtteliselt võib nagu vaadata siit, et need on nagu topelt, et mis mõtted on nagu topelt teha, aga häda ongi selles, et allkirja sees olev Signature ID ei pruugi olla unikaalne. Ehk siis tegelikkuses võib konteineris olla 3 allkirja, millel on sarnane või täpselt sama Signature ID, kuna see allkiri kui selline tehti 3 erinevas teenuses, kes kõik hakkasid näiteks allkirju tegema Signature 0-st, ehk siis kõigil neil 3 on S0 see ID. Ja siis ei ole pärast võimalik enam nagu seal konteineris, kus nad kõik koos on, neid eristada. Ja siis me genereerime muude tunnuste põhjal endale nii-öelda teenuse siseselt unikaalsed ID-d, millega te saate siis neid konkreetseid allkirju kasutada. Kas siis neid kustutada või nende kehtivust küsida või midagi sellist. Nii, ja siis on valideerimise päringud. Ehk siis vastuseks tuleb teile see sama Siva Simple raport samal kujul, et ma sellel siin praegult rohkem ei peatuks. Ja siis räägiks veel võib-olla ka sellest delete'ist, et iseenesest te ei pea seda sessiooni sulgema, et see aegub niikuinii ära, aga ilus oleks ikkagi see sessioon sulgeda, et siis on see delete meetod, millega sessiooni nii-öelda sulgeda. Nii, me oleme teinud ka nii-öelda Java näidisrakenduse. Ma seda kohe nüüd näitaks ka, et see on Javal põhinev, sealt sees koodis näidetena on siis teil võimalik vaadata seda, kuidas konverteerida seda konteinerit nii-öelda tavavormis sinna hashcode vormi ja tagasi, kuidas teha seda allkirjastamist, kõike sellist asja. See rakendus ei ole mõeldud selleks, et te võtate selle ja teete sellest enda süsteemi, see on ikkagi mõeldud nagu demo jaoks, näidisetamaks, kuidas midagi teha. Kordan igaks juhuks selle ka üle, et kui te testite näiteks, siis testnumbrid mobiil-ID testimiseks on olemas täiesti avalikult, et saab mobiil-ID-ga ilusti testida näiteks, kui te tahate testida. Ja ma kohe nüüd näitaks selle näidisrakenduse peal siis ka seda protsessi võib-olla natuke. Ma pean tõstma teisele ekraanile. Loodetavasti töötab, tavaliselt kui demo hakata tegema, siis ei tööta. Ehk siis praegult see visuaalne külg teie jaoks tegelikult oluline selles mõttes ei ole, et teie enda teenus kasutab seda infot ikkagi või seda SIGA-teenust nii-öelda back-endis. Ehk siis kasutaja midagi sellist ei näe, mida ma siin meie demorakenduses nüüd kohe näitama hakkan. Aga see on meil tehtud selleks, et oleks hea nagu ülevaade. Ehk siis mida ma praegult teen on see, et ma laadin siia täiesti tavalise ASIC konteineri enda allkirjaga. Nüüd see näidiskood konverteeris selle tegelikult hashcode kujule, seda siin praegult nagu näha küll ei ole, aga ma saan selle nii-öelda alla laadida. Ja kui ma nüüd üritan seda siin avada Digidoc 4 kliendiga, siis tegelikult ma saan veateate, ehk siis see konteiner on nüüd viidud hashcode kujule.
Ma võin korra nüüd näidata ka, milline see konteiner ise välja näeb. Ma olen selle siia alla laadinud ja ümber nimetanud ta tegelikult zipiks, sest tegelikult ASIC konteiner on zip-konteiner, lihtsalt selleks, et saaks siia sisse vaadata. Siis nagu te näete, siin andmefaile ei ole, need on ära kustutatud. Ja siia metainfo kataloogi on tekkinud 2 uut faili, ehk siis selle andmefaili nii-öelda RASi informatsiooni kandjad, ja kui me selle lahti võtame, kohe teisele ekraanile hüppas, siis see sisaldab sellist struktuuri, kus sees on siis selle andmefaili nimi, tema hash ja suurus. Ja kõik. Iseenesest lihtne struktuur. Nii, ja nüüd, et näitlikustada siis, mis toimub, kui me näiteks üritame mobiil-ID-ga allkirjastada, see on siin siis nii-öelda need testnumbrid, mis on kõigile kasutamiseks mõeldud. Nüüd tehakse nii-öelda upload päring sinna hashcode konteinerisse, ehk siis laaditakse see üles just tehtud konteiner. Vastuseks saadakse konteiner ID, see on see unikaalne konteineri tunnus või sessioon, millega me hakkame edasi tegutsema. Siis siin tehakse praegult signatuuride küsimine, ehk siis see, et mis allkirjad antud konteineris on. Kasutades seda konteineri ID-d, kui me vaatame vastust, siis me näeme, et siin mina olen allkirjastanud mingi dokumendi. Nüüd tehakse mobiil-ID-ga allkirjastamise päring, et palun hakka allkirjastama sellise telefoninumbriga, sellise isikukoodiga, mis on see test-isikukood. Ja vastuseks me saame siis selle nii-öelda turvakoodi, mida me peame kuvama, see 2221. Nüüd isik otsib oma mobiiltelefoni, ta ei ole veel seda leidnud, ei ole suutnud PIN-i sisse panna, aga lõpuks ta sai selle PIN-i sisestatud, me oleme saanud allkirja ja nüüd on tehtud siia lihtsalt selline näitlikustamiseks step, et küsitakse seda valideerimisraportit, ehk siis palun valideeri nüüd kogu see konteiner ära, või see allkirja ära, mis sai tehtud. Ja vastuseks on siis see SIVA valideerimisraport, ehk siis siin on see minu vana allkiri, Nurmare, ja siin on siis olemas nüüd see uus allkiri, see on Ogonne Šuslik, mis on selle test allkirjastaja nimi nii-öelda. Niiviisi, ja nüüd küsitakse konteinerit, saab selle siit vaatamiseks jällegi alla laadida, ja see konteiner on jällegi nüüd sellel nii-öelda hashcode kujul. Et kui te selle konteineri endale ketite, siis te peate tegema selle tagurpidi konversiooni. Ja lõpuks suletakse sessioon, tehakse delete, saadakse vastuseks OK. Nii, et selle näidisrakenduse koodist te saate siis vaadata, kuidas neid päringuid koostada, kuidas seda sõnumi allkirjastamist teha, kuidas nii-öelda konverteerida seda konteinerit ühest kujuks teise. Ja siin inimese kasutamise mõttes siis nagu näete võib-olla ka, mida ja kuidas see API tagastab. Nii. Aga põhimõtteliselt ma nüüd tõmbakski otsad kokku. Et kui on küsimusi, siis ma hea meelega vastaks küsimustele. Keegi ei saanud võib-olla mitte midagi aru. Jah? Ennem alguses mainisite, et on võimalik SIVAga valideerida ka PDF ja muid formaate, aga mahupiirang on 10 mega. PDF-ide puhul on see probleem, jah? Et kui on suuremad PDF-id allkirjastatud, siis neid valideerida ei saa. Teenus ei võta seda vastu, jah.